lõpuks lahkume Kimast. See on olnud vaid 4 kuud. Jälgime üht muret tekitavat mõistatust Bahama vetes. Mis juhtus Ameerika naisega, kelle abikaasa väidab, et ta kukkus vette? Tema jutustus jätab mulje, et tegemist on traagilise õnnetusega. Kuid nüüd esitab naise tütar avalikult tõsiseid süüdistusi. Ta ütleb, et kardab, et selles loos on palju enamat. Uurime seda juhtumit koos Law and Crime'iga. Mina olen Chris Stewart. Kuulge, kiirelt. Te teate, et me jälgime aastas 100 juhtumeid ja igas juhtumis on nii palju tõendeid, et meil tekkis üks idee. Tahtsime anda teile võimaluse ise tõendeid uurida. Seetõttu lõime Law and Crime Plusi juhtumifailid. See ei ole lihtsalt kohtuprotsessi kokkuvõte. See on kõikehõlmav juhtumifail, kus on kõik alates kehakaamera salvestistest ja 911 kõnedest kuni dokumentide ja tõenditeni, mis kunagi kohtusse ei jõudnud. Ja kui sul on mõni juhtumifail, mida soovid uurida, anna mulle allpool kommentaarides teada ja me teeme selle võimalikuks. Lisame teile kogu aeg uusi juhtumifaile. Kui soovid täna juhtumifaile avada, klõpsa kirjelduses või kinnitatud kommentaaris oleval lingil, et registreeruda Law and Crime Plusi kasutajaks ja alustada oma tasuta prooviperioodi. Lynette ja Brian Hooker näivad elavat elu, millest paljud inimesed unistavad. Nad jätsid maailma rutiini selja taha ja on purjetanud mõnda maailma kõige maalilisemasse paika. Teine päev Mehhiko lahe ületamisel. Siin on Hookerid oma paadil, mille nimi on tabavalt Soulmate. Praegu üritavad Bahama võimud leida Lynette Hookerit pärast seda, kui Brian väidab, et laupäeva õhtul juhtus vee peal kohutav õnnetus. Brian tegi oma esimese avaliku avalduse pärast seda, kui see lugu sai üleriigiliseks uudiseks. Ja ma räägin kohe, mida ta nüüd ütleb. Samuti räägin muret tekitavatest süüdistustest, millega Lynette'i tütar nüüd avalikkuse ette tuleb Briani vastu. Ja mida ta väidetavalt talle ütles ning kuidas ta kõlas, ütleb ta, kui nad korraks telefonis rääkisid. Enne kui me selleni jõuame, tahan rääkida sellest, mida oleme selle paari kohta teada saanud ja mida nad tegid vahetult enne Lynette'i kadumist. See on video, mille Hookerid postitasid oma YouTube'i kanalile vaid 4 nädalat tagasi Bahamalt. Näete, kuidas nad aerulauaga mööda veeteed sõidavad. Selle paari sotsiaalmeedia kanalid, kus nad on väga aktiivsed ja toodavad palju sisu, kannavad nime Sailing Hookers. Ja paar postitas videoid sellest, kuidas nad käisid mõnedes hämmastavates kohtades Kariibi mere piirkonnas. Nende TikToki kontol seisab, me purjetasime eemale jamast, abielupaar, kes elab oma parimat elu. Ja nende videoid vaadates tunduski, et just seda nad tegidki. See on nende viimane TikToki postitus 5 päeva eest, kus nad naudivad Bahama saari. Sotsiaalmeedia andmetel ostis see paar 3 aastat tagasi Texases endale paadi. Suur purjekas, piisavalt kena kajut, kus saab öö veeta ja teha pikki reise. Ja tundub, et Hookerid on vee peal uskumatult kogenud. See on osa videost, kus nad teatasid, et on selle paadi ostnud. Brian ronib turvarakmetega mastile ja Lynette jälgib teda. Kui sa kavatsed sellise paadiga purjetada ja teha seda, mida nemad tegid, pikki reise, mida nad väidetavalt tegid 10 aastat, siis pead tõesti olema kogenud. Te peate olema meeskond ja üksteise eest hoolitsema. Ja tundub, et just sellised inimesed Hookerid olidki. Teades nüüd, kui palju see paar turvalisuse eest hoolitses, teeb see laupäeva õhtul väidetavalt juhtunu natuke üllatavaks. See on foto, mis oli osa viimasest TikToki videost, mille Hookerid Bahama saartelt postitasid. Ja siin on nad kahekesi sõitmas millegagi, mis näib olevat kummipaat, väike paat. See on täispuhutav kõva põhjaga mootoriga tagaosas ja nagu näha, mahub sinna tõesti vaid 2 inimest. Politsei sõnul olid nad laupäeva õhtul 8 jala pikkuses kummipaadis, kui Lynette Briani sõnul üle parda kukkus ja kadus. Seega on võimalik, et see ongi täpselt see paat, kus nad olid. Politsei sõnul ütles Brian neile, et tema ja Lynette olid selle kummipaadiga teel Bahama saartel asuvast Hopetownist Elbow Keel. Kohalikud võimud on öelnud, et paar läks välja umbes kell 19:30 õhtul. Oli pime ja tingimused polnud ideaalsed. Tuuleiilid olid väidetavalt 18–22 sõlme. Ja kui sa pole meresõitja, siis see tähendab 20–25 miili tunnis. Nüüd väidab Brian, et Lynette kukkus kummipaadist vette ja tal olid võtmed ning võtmed läksid koos temaga. Ja kui sa vaatad seda paadi pilti, siis näed jälle, et seal pole eriti palju ruumi. Ja sa näed, et kui oleks olnud tugev tuuleiil, siis oleks tõesti võimalik, et keegi kaotab tasakaalu ja kukub vette. Ja tundub ka, et Lynette istub sellel pildil kummipaadi serval. Nii et see lugu, kui sa seda kuuled, võib tunduda täiesti loogiline.
et on võimalik, et just nii see juhtuski. Äga Lynette'i tütar lükkab selle võimaliku stsenaariumi nüüd tagasi. Ja ta teeb seda väga jõuliselt, millest me kohe räägime. Lynette ei teatatud kadunuks tundide kaupa, sest Brianil kulus tunde, kuni ta pühapäeva hommikul lõpuks Marsh Harbori sadamasse Bahamal jõudis. Praegu ei ole täpselt selge, kus Brian väidab, et Lynette vette kukkus. Aga kui vaadata seda kaarti, siis näete, et Marsh Harbor asub teisel pool lahte sellest kohast, kuhu nad ütlesid, et lähevad. Kui Brian oli kaldale jõudnud, ütlesid uurijad, et Brian rääkis kellelegi, mis juhtus ja see inimene kutsus võimud. Ja otsingud on sellest ajast saadik toimunud õhus, merel ja maal, et Lynette'i leida. Nende endi sõnul elas see paar oma parimat elu. Nende paadi nimi on Soulmate ja nad olid seda elu merel elanud juba 10 aastat. Tundus, et kõik oli täiuslik. Ja ma tean, et see on paljudes tõsielu kuritegude lugudes klišee, aga siin hakkavad asjad väidetavalt murettekitavaks muutuma, sest Lynette'i tütar astub avalikkuse ette ja ütleb, et selle paari jaoks polnud kõik sugugi täiuslik. Lynette'i tütre nimi on Carly Aylesworth, ta elab Michiganis. Brian on tema kasuisa. Ta ütles NBC Newsile, et tema arvates on ebatõenäoline, et tema ema, kes on kogenud purjetaja ja heas vormis inimene, lihtsalt kukuks paadilt vette. Lisaks sellele tegi Aylesworth šokeeriva väite intervjuus Fox Newsile, kus ta väitis, et hukkeritel oli koduvägivalla ajalugu. Ta jätkas ja ütles Fox Newsi intervjuus, et Brian Hooker olevat minevikus ähvardanud Lynette'i kägistada ja ta üle parda visata. Tõsiasi, et see toimub, paneb mind uskuma, et loos on midagi enamat, ütles ta selles intervjuus. Ja ta polnud veel lõpetanud. Ta väidab, et see juhtum, kus Brian väidetavalt ähvardas Lynette'i kägistada ja üle parda visata, juhtus 2 aastat tagasi. Taustauringus ei õnnestunud mul leida ühtegi arreteerimist ega süüdistust, mis oleks seotud Brian ja Lynette Hookeriga. Ja veel kord, need on vaid süüdistused, mida Lynette'i tütar avalikult esitab. Aylesworth tütar ütleb siis, et Brian helistas talle pühapäeval pärast seda, kui tema ema kadus, et seda uudist jagada. Ja ta ütleb, et Brian kõlas talle helistades monotoonselt ja rahulikult. Kui temalt küsiti, kas ta kahtlustab selles juhtumis kuritegu, ütles Aylesworth Fox Newsile, tsiteerin, praegu natuke. Aylesworth ütleb, et ta on Brianit peaaegu kogu oma elu tundnud, et mees abiellus tema emaga, kui ta oli umbes 4-aastane ja tsiteerin, asendas mu isa üsna kiiresti. Seejärel ütles ta selles Fox Newsi intervjuus, et Brian on alati olnud see, kes majas reegleid seab ja kirjeldas teda kui inimest, kellel on viha, mida ta pole läbi töötanud. Ja ta süüdistas teda ka selles, et mees oli kunagi ühte oma tütardest tägistanud. Jällegi, see on väide, mida politsei ega uurijad pole kinnitanud. Nagu näha, on nende süüdistuste põhjal Brian Hookeri kohta tema kasutütre poolt esitatud väga karmid ja süüdistavad väited. Aylesworth nõuab nüüd täielikku uurimist selle kohta, mis tema emaga juhtus, kuid Brian teeb nüüd avaliku avalduse, millest räägime kohe järgmisena. Kasutütar väidab ka, et Brian helistas talle ja ütles, et võimud leidsid ujuvahendi, mille ta väidetavalt viskas tema emale pärast seda, kui ta vette kukkus. NBC Newsi andmetel nimetab kohaliku pääste- ja tuletõrjegrupi juht, kes on otsinud Lynette't alates laupäeva õhtust, seda olukorda nüüd leidmisoperatsiooniks. USA välisministeerium ütles NBC'le, et teeb koostööd Bahama võimudega, et selles juhtumis abi pakkuda. Samuti leidis CBS News täna Brian Hookeri Bahama saartel üles. See on interneti postitatud video, kus Brian seisab justkui parklas. Temalt küsiti tema versiooni juhtunust, kuid ta ei vastanud nende küsimustele. Küll aga postitas ta Facebooki avalduse, kirjutades tsitaadi. Olen murtud südamega hiljutise paadiõnnetuse pärast ettearvamatutes vetes ja tugeva tuulega, mis põhjustas mu armsa Lynette'i kukkumise meie väikesest paadist Bahama saarte Elbow Key lähedal. Vaatamata meeleheitlikele katsetele temani jõuda, viisid tuuled ja hoovused meid üksteisest kaugemale. Me jätkame tema otsimist ja see on minu ainus eesmärk. Meie pere on sügavalt tänulik Bahama rahva abi eest, eriti Hopetowni vabatahtliku tuletõrje ja päästemeeskonna, Bahama kuningliku politseijõu, Bahama kuningliku kaitseväe ning USA rannavalve ees, kes on väsimatult töötanud, et tuua Lynette meie juurde tagasi. Aitäh kõigile, kes olete Lynettet oma mõtetes hoidnud ja meie perele sellel raskel ajal toetust avaldanud. Tsitaadi lõpp. Ma saatsin Brian Hookerile sõnumi, et teada saada, kas tal on mingit vastust nendele süüdistustele, mille tema kasutütar on viimastes intervjuudes esitanud. Oleme samuti olnud ühenduses Carly Aylesworthiga, kasutütrega,
ja oleme kutsunud ta saatesse, et sellest juhtumist rohkem rääkida. See kutse on endiselt jõus. Liituge meiega nüüd, et sellest juhtumist rohkem rääkida. Michael Winkleman, merendusadvokaat. Alati on hea sind Law and Crime saates näha, kui jälgime mõnda neist Kariibi juhtumitest. Brian Hookeri lugu. Nad on sellel kummipaadil ja tingimused on vähem kui ideaalsed. Ja ta ütleb, et Lynette kukub vette, võtmed lähevad koos temaga ja siis peab ta aerutama tagasi kaldale. Kui usutav see on, arvestades sinu teadmisi neist vetest ja juhtumitest, millega sa tegeled? Ma mõtlen, kui usutav see lugu tema poolt praegu sinu arvates on. Mitte eriti. Ma tahan talle siiski kahtluse kasuks võimaluse anda, sest ma ei taha enne süüdistada, kui pole toimunud nõuetekohast menetlust. Aga minu arvates on selles loos kindlasti palju auke. Ma mõtlen, Chris, see on tõesti üks kahest. See on kas kohutav õnnetus või kohutav kuritegu. Nii et kui me jätame kõrvale võimaluse, et see on kuritegu ja oletame, see on lihtsalt õnnetus, siis ei ole seal just miljonit erinevat teooriat, mis võiksid ringi käia. Need on kogenud meremehed. Nad oleksid teadnud mereolusid. Miks nad peaksid hüppama oma kummipaati, et proovida kaldale jõuda? Võib-olla oli see sellepärast, et olud olid karmid. Aga kui sa oled tõesti kogenud meremees, siis sa jääks sellisesse olukorda, välja arvatud juhul, kui see tuli täiesti ootamatult, kui tegemist oli tundmatu tormisüsteemiga. Aga sellest, mida ma olen natuke uurinud, selgus, et oli teadaolev külm front tulemas, nagu külmade frontidega sageli juhtub. Kõigepealt tulevad tugevad tormid, nii et seal on kindlasti küsitavusi, Chris. Sest ma arvan, et tingimused olid sellised. 18–20 selme tuult, mis neile, kes pole meremehed, tähendab umbes 20–25 miili tunnis tuuleiile. Ma mõtlen, kui olla paadil ja vaadata nende YouTube'i, nad on palju postitanud ja on näha, et nad teavad, mida teevad. Ma mõtlen, nad on teinud tõsiseid reise. Kui üllatav see on, et keegi läheks sellistes tingimustes kummipaadiga merele. Jah, täpselt, väga üllatav. Kui nad just ei püüdnud tormi vältida, siis see oleks minu jaoks usutav, et võib-olla nad üritasid maale jõuda, sellepärast nad seda tegidki. Aga kui see oleks nii olnud, siis oleksid nad ilmselt palju varem lahkunud. Jah, ja kui minna välja kell 7:30, siis on juba pime. Tead, see osa sellest ei tundu olevat selline asi, millega inimesed, kes tavaliselt ohutust järgivad, nagu nemad paistavad tegevat, oleksid nõus. Samas, kui tõenäoline on, et me leiame Lynette Hookeri keha. Ma tean, et kohalikud võimud on öelnud, et see on praegu pigem otsingu- ja taastamismissioon. On möödunud juba paar päeva. Briani sõnul kukkus ta öösen sellelt kummipaadilt üle parda. Ma mõtlen, mis selles uurimise osas nüüd edasi saab. Statistika näitab, et kui sind ei leita esimese 24 tunni jooksul, on sinu ellujäämisvõimalused üliväikesed. Ma mõtlen, isegi minu jaoks on Briani loos rohkem auke selle kohta, kuidas ta üle parda läks ja kuidas Brian ei suutnud temani jõuda. Ma tean, et kui mu naine oleks vees olnud, siis paadil oleks pidanud olema päästevestid. Ma teeksin kõik, mis võimalik ja tõenäoliselt hüppaksin ise vette, et oma naist päästa. Nii et minu arvates on selles loos veelgi rohkem auke. Kui sa oled Bahama võimude asemel ja üritad aru saada, mis juhtus, siis praeguseks pole sul isegi surnukeha. Kõik see juhtus keset tööd. Tal ei ole paadi võtmeid. Ta ütleb, et ta aerutab tagasi kaldale Marsh Harborisse. Ma mõtlen, kuidas sa sellist uurimist läbi viid, et teada saada, kas tema lugu on tegelikult tõsi. Jah, see ongi põhimõtteliselt kriminaaluurimise ABC. Muidugi olen mina alati tsiviilpoolel. Kui inimesed saavad viga, esindan ma neid tsiviilasjades. Aga päeva lõpuks ei ole uurimine väga keeruline selles, mida mina teeksin võrreldes sellega, mida teeksid kriminaalvõimud. Aga sul on piiratud andmestik. Ma mõtlen, peamine asi saab olema Briani lugu ja kas nad usuvad seda. Tead, kui neil oleks olnud võimalus kontrollida tema vere alkoholisisaldust, et näha, kas ta oli joobes või mitte. Aga mis oli põhjus, miks nad sinna läksid? Kas nad läksid sinna halba ilma vältima või läksid nad baari? Ma mõtlen, ma olen pärit Miamist ja olen veetnud palju aega Bahama saartel Kariibi mere piirkonnas. Ning seal on palju lõbusaid baare, Bahama saartel maal. Tütred kommenteerisid, et nad olid joojad ja et suhtes oli teatavat ebastabiilsust. Tead, muidugi tahaksid sa ka tütrega intervjuu teha. Ma tean, et FBI on asjasse segatud. Nii et ma arvan, et Bahamade võimude ja FBI koostöös on neil päris palju andmeid, mida läbi töötada. Ja küsimus on, kas sellest piisab, et Brianile tegelikult süüdistus esitada või kui kõik andmed läbi vaadatakse, otsustavad inimesed, et see oli õnnetus. Ja kasutütar, ma mõtlen, ta on nendes intervjuudes neid süüdistusi esitades täiesti halastamatult peale läinud.
Ma mõtlen, ta on väga avalikult öelnud, et väidetavalt polnud see suhe sugugi nii täiuslik, nagu sotsiaalmeedias paistis, ning tema sõnul oli seal ka perevägivalla ajalugu. Ta esitas süüdistusi nende joomise ja lihtsalt suhte ebastabiilsuse kohta. Kui palju see mõjutab? Ja kui sa tead Bahama võimude kohta, kuidas nemad selliste asjadega tegelevad? Sest ta ütles vähemalt Fox Newsi intervjuus, et ta helistas Bahama võimudele, aga ei saanud nendega hästi ühendust. Ja väidetavalt on tal ka advokaat. Kui palju see tegelikult mõjutab selle hetke mõistmist, kuidas Lynette Hooker üle parda läks? Ma arvan, et sellel on märkimisväärne kaal. Ma arvan, et tema nimi oli Carly. Ja Carly räägib väga tugeva loo väga tormilisest suhtest. Inimestest, kes jõid palju, et neil oli ettearvamatu suhe. Ja need on kindlasti tegurid, mida iga uuriv asutus uuriks ja millele annaks märkimisväärse kaalu, et tõesti pusletükid kokku panna. Ja tundub, et teine osa sellest on ka see, et ta ütles, et Brian kõlas monotoonselt ja rahulikult, kui ta talle uudistest helistas. Ja ühest küljest ma ei tea, kuidas ma ise reageeriksin, kui mina peaksin selle kõne tegema. Samal ajal on see keegi, kes aerutas ilmselt väga pika maa tagasi kaldale, sest tal polnud mootorivõtmeid pärast seda, kui naine üle parda läks. Ja ta avaldab selle avalduse Facebookis. Ja Facebook on üsna mitteametlik viis avalduse tegemiseks, võrreldes näiteks advokaadibüroo kaudu avaldamisega. Aga minu jaoks kõlas see nii, nagu oleks selle kirjutanud advokaat. Ma ei tea, mis tema taust on, aga ta tänas iga osakonda, kes selles osales, öeldes, et tema pere hindab seda. See tundus mulle lihtsalt professionaalselt kirjutatud. Ma ei ütle, et see oleks halb, aga mis sulle tema avalduse juures silma jäi? Ma olen sinuga täiesti nõus, Chris. Olles seda avaldust lugenud, oli see väga lühike, see oli väga napisõnaline. Sellest ei kumanud eriti palju emotsioone läbi. Kui sa tahad talle kahtluse kasuks õigust anda, siis ta on šokis ja võib-olla kirjutas keegi selle tema eest. Aga see tundus väga üldine, umbes nagu ChatGPT ütleks sulle, eks ole, sellises olukorras. Ja see, et ta oli loo jutustamisel külm ja ühetooniline, jälle, kui talle kahtluse kasuks õigust anda, ütleb, et jah, ta on šokis. Aga minu kogemuse põhjal, ja ma tegelen kogu aeg leinavate peredega, inimestega, kes on läbi elanud kohutavaid traumasid, see ei ole reaktsioon, mida ma tavaliselt näen. Reaktsioon, mida ma tavaliselt näen, on tohutu lein, täielik endast väljasolek, tohutu kurbus, tohutud pisarad. Ja kui seda ei ole, kas see tekitab kahtlusi? Kindlasti. Aga veel kord, olgu selge, ma arvan, et Brian peaks olema õigus õiglasele menetlusele. Ma arvan, peaksime selle asja põhjani jõudma. Loomulikult, sina ja mina anname lihtsalt oma arvamust. Aga jah, ma arvan, et siin on palju kahtlasi märke, mis viitavad millelegi probleemsele. Sa lihtsalt mõtled sellele, ma mõtlen. Ma lihtsalt kujutan ette, milline see oleks olnud, kui tema lugu on tõsi. Ma mõtlen, sa kujutad ette, et see naine, keda sa nimetad oma elu armastuseks, kukub üle parda ja sa üritad temani jõuda, aga ei saa, sest hoohus viib sind eemale ja siis pead kaldale aerutama. See lihtsalt kõlab hirmutavalt ja uskumatult kurvalt, kui see tõesti juhtus nii. Ma mõtlen, igal juhul on see kindlasti kurb. Kui sa oleksid tema advokaat, siis millist nõu advokaat talle praegu annaks? Ta on välisriigis. See ei ole enam lihtsalt juhtum, kus su naine kukkus üle parda, sest sul on kasutütar, kes esitab väga tõsiseid süüdistusi, mis on uurimise käigus sinu olukorra palju pingelisemaks muutnud. Millist nõu sa tavaliselt annaksid kellelegi tema olukorras? See on minu jaoks keeruline küsimus, Chris, sest mina tegelen tsiviilasjadega. Tavaliselt olen mina see, kes asja kohtusse viib ja seda edasi ajab. Kriminaalkaitse advokaatide puhul on nende analüüs väga erinev. Nemad ei taha, et nende klienti süüdistatakse. Brian võis talle küll tunnistada, et ta tegi seda, aga ta ei saa seda tingimata avaldada. Oletame nüüd, et see tõesti oli õnnetus ja mina olin tema advokaat, tema oli minu klient. Ma tahaksin tuua ta teleeetrisse, et ta räägiks, mis juhtus. Sest tänapäeva maailmas muutub narratiiv nii kiiresti. Kui sa ei püüa tingimata narratiivi kontrollida, vaid tahad tõde välja tuua, siis too tõde välja. Istuge koos maha. Räägi Chrisiga ja ütle, kuule, vaata, see juhtuski. Sellepärast see juhtuski. Jah, alguses olin šokis. Ja see on mu elu armastus. Soovin, et oleksin kohe järele läinud, aga räägi see kõik ausalt välja. Minu jaoks, kui sa teed seda selle asemel, et avaldada külmi ja napisõnalisi avaldusi, siis see tekitab minus jälle rohkem kahtlusi. Kindlasti on. Ja me võtsime temaga ühendust. Ma arvasin, et te tegite seda. Ta on teretulnud saatesse tulema, tead, ja me kuulaksime hea meelega tema versiooni loost. Isegi kui me teame, et see on uskumatult raske aeg, arvestades seda, mida ta väidab juhtunud olevat.
kas ta on praegu tõenäoliselt, arvestades, kuidas Bahama võimud mõnes neist juhtumitest käituvad, ja ma tean, et sina tegeled tsiviilasjadega, kas tal on lubatud lahkuda? Ma mõtlen, teda pole süüdistatud, aga mis puudutab Bahama võime, kui otsingud veel käivad, siis kui ta tahaks tagasi Ameerika Ühendriikidesse minna, kas tal oleks vaba voli seda teha? Selle põhjal, mida ma olen seni näinud, ei ole ühtegi süüdistust esitatud. Ma tean, et Bahama võimud ütlevad tihti midagi sellist nagu vaata, me ei taha, et sa saarelt lahkuksid. Praktilisest ja juriidilisest vaatenurgast, kas ta võiks saarelt lahkuda? Jah. Kui nad tahaksid, kas nad saaksid takistada talle lennukile või paadile minemast? Muidugi. Aga arvestades, et talle pole süüdistust esitatud, arvan ma, et tal on vabadus riigist lahkuda. Ja sa mõtled, ma mõtlen, et kui tal on advokaat või keegi, kes teda nõustab, siis kui ta praegu lahkuks, millise sõnumi see saadaks, isegi kui ta on täiesti süütu ja see oli kohutav õnnetus. Kuidas bahamalased sellistesse otsingutesse ja sellistesse juhtumitesse suhtuvad? See on ilmselgelt suur turismi sihtkoht. Paljud paadiga sõitjad, mitte ainult sellised inimesed nagu Hooker, aga ma ise elasin Lõuna-Floridas. Tead, väga lihtne on lihtsalt paadiga üle sõita, näiteks Bahama läänerannikule. Kuidas bahamalased sellistesse juhtumitesse suhtuvad? Ma arvan, et nad on suurepärased. Minu kogemuse põhjal, ja ma olen nendega kümneid ja kümneid kordi kokku puutunud, nad on väga kirglikud inimesed. Nad tahavad asjaolude tuumani jõuda. Sageli teevad nad koostööd FBI-ga. Nad on oma töös väga head, eriti Bahama kuninglik merendusamet. Nad on suurepärased õnnetuste uurimisel. Mõnikord arvavad inimesed, et nad on kruiisifirmadega mestis. Ilmselgelt ei ole see kruiisilaeva juhtum, kuid kuna kruiisitööstus panustab sellesse piirkonda nii palju aega, vaeva ja raha. Aga ma ei saa öelda, et see oleks tõsi. Minu arvates on nad suurepärased. Ma arvan, et nad jõuavad asja põhjani. Neil on piiratud andmestik, mis neile kättesaadav on, aga vaatame, millega nad hakkama saavad. Ja mis puudutab USA välisministeeriumi, FBI-d, siis ma tean, et nad andsid välja, välisministeerium andis välja avalduse, et nad teevad võimudega koostööd. Selgelt on see Bahama juhtum. Ja sinu jutule lisaks, nad on sellest tõesti head ja neil on palju kogemusi paljudes sellistes juhtumites. Aga kuidas see abi tegelikult välja näeb, kui välisministeerium või FBI ütleb, et nad aitavad? Jah, see juhtus Bahamal, nii et see on Bahama juhtum, aga see juhtus USA kodanikuga. Seetõttu on FBI-l jurisdiktsioon ja nad võivad olla nii palju või nii vähe kaasatud, kui nad soovivad. On selge, et FBI-l on väga palju tegemist, nii et kui Lynette kadus, ei pruugi see olla nende jaoks kõige tähtsam asi. Ma arvan, et FBI arvates, kui selle jaoks on piisavalt ressursse, siis nad toetavad sellele tõesti. Sageli kadunud isikute juhtumite puhul sekkub kohe rannavalve. Nad määravad otsinguala, viivad läbi täieliku otsingu ja uurimise või nagu siin nimetavad seda surnukeha otsinguoperatsiooniks. Ma ei tea, kui ulatuslikud on rannavalve pingutused olnud, aga nad on uskumatud head kehade leidmisel. Nii et ma loodan, et nad on mingil määral olnud päästeoperatsioonidesse kaasatud. Ja sa mõtled sellele ka praegu. Tead, paljudel juhtudel neid kehasid lihtsalt ei leita. Tead, meil oli hiljuti see juhtum Barcelonas. Ameerika ülikooli tudengiga, kes suri ja kelle keha leiti lõpuks rannikult. Ma mõtlen tagasi Sudisha Konanki peale, kes oli Ameerika üliõpilane Dominikaani vabariigis ja tema keha ei jõudnud pärast kevadvaheajal juhtunud kaldale. Nendes juhtumites, mis teeb selle nii keeruliseks, kui vaadata veekogu ja piirkonda, kus Brian väidab, et see kõik aset leidis. Miks on surnukeha leidmine tegelikult nii keeruline? See on nagu nõela otsimine heinakuhjast, ma mõtlen. Sul on tuuled, sul on ookeanivoolud. Sul on küsimus, kas keha võttis vett sisse ja vajus kohe põhja. Sul on miljon muutujat, aga kõige suurem probleem on see, et otsitav ala on lihtsalt tohutult suur ja iga mööduv minut muudab selle veelgi suuremaks. Nii hea, kui rannavalvega poleks, nad peavad pidama uskumatut rasket võitlust, et seda nõela heinakuhjast leida. See võib sind ka raskesse olukorda panna, aga Carly, kasutütre kohta, ma tean, et ta ütles Fox Newsi intervjuus, et tal on advokaat. Mis rolli advokaat talle praegu mängiks? Ilmselgelt on see tema bioloogiline ema ja samuti kasuisa, kes on tema elus kaua olnud. Ja ma tean, et tundub, et neil pole just parimad suhted, aga mis on advokaadi roll kellegi nagu tema jaoks sellises olukorras, kui otsingud käivad? Ma arvan, et kui ta palkas advokaadi, siis advokaat saaks võimalikult palju uurimisse sekkuda. Tegelikult ei teeks ta palju rohkemat, kui Carly ise teha saaks, aga ta võiks võtta telefoni ja helistada võimudele. Teoreetiliselt, kui ta tahaks esitada hagi, tsiviilhagi, siis tal oleks võimalik kohtukutsega rohkem teavet nõuda. Ta võiks võtta temalt vande all ütlusi, et rohkem küsimusi esitada.
nii et advokaat saaks palju ära teha. Tõenäoliselt on selleks veel natuke vara. Aga jah, tsiviiladvokaat saaks uurimise edendamiseks palju ära teha. Mitte tingimata lühiajaliselt, vaid pigem pikemas perspektiivis. Näiteks kui 6 kuu pärast on endiselt rohkem küsimusi kui vastuseid, siis ta võiks kindlasti hagi esitada. Ta võiks kindlasti palgata advokaadi, kes võtaks temalt vande all ütlusi, mis on sisulised küsimuste ja vastuste voor, et saada rohkem teavet. Samuti hankida igasuguseid dokumente. Näiteks uurida, kas ta oli võtnud naise peale elukindlustuspoliisi. Kas tehti mingisugune elukindlustuse väljamakse. Nii et tsiviiladvokaat võiks kindlasti uurimist sügavamalt jätkata. Jah, ja see on hea tähelepanek rahalise poole pealt. Me tegelikult ei tea. Ma mõtlen, nad on praegu pensionil, nad reisivad kindlasti palju ja neil on see purjekas. Kui kaua selline otsing tavaliselt kestab? Ma tean, et praegu ollakse juba päästmise asemel leidmise faasis. Laupäeva õhtu oli see aeg, kui see väidetavalt aset leidis. Ja nüüd on kolmapäev, mil me räägime. Ma oleksin üllatunud, kui see oleks veel käimas. Minu kogemuse põhjal on sul hea 24–48 tunni aken. Olen kindlasti näinud, et see võib kesta ka kuni 72 tundi. Aga nüüd, kui me oleme juba nii kaugel, olen kindel, et see hakkab lõppema. Jah, selles etapis on endiselt palju küsimusi. Michael Winkelmann, merendusadvokaat. Alati on hea, kui teie asjatundlikkus on siin Law and Crime'is olemas. Aitäh, et olite meiega. Aitäh, Chris. Tore sind teha. Sellega ongi kõik saatega On the Case, mida esitleb Law and Crime. Telli meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme nüüd voogedastusel Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmine kord.